Tere! Mina olen Heli Künnapas. Olen kirjanik ja kirjastaja. Mõned nädalad tagasi hakkasime avaldama videosid sarjast Lugedes rikkaks. Selles tutvustan ma neid raamatuid, mida olen lugenud ise oma ühe väljakutse raames ja selle mõte oli lugeda 100 raamatut rikkuse ja küllusliku elu teemal. Tänane raamat, mis mulle väga meeldis ja mind palju edasi aitas, on Ardo Reinsalu raamat Ajajuhtimine argipäevaks. See on selline mõnus raamat ajajuhtimisest, mis võtab läbi erinevad olulised teemad, kuid teeb seda lühikeste peatükkide kaupa, nii et ei süvene väga pikalt ühessegi teemasse, kuid samas on siin kaetud kõik erinevad teemad, ütleme vabast ajast kuni e-mailide lugemiseni. Nii et teemad on sobilikud nii tavaelus kasutamiseks kui ka tööalaselt. Ajajuhtimine on edukate inimeste puhul hästi oluline teema, sest tegelikult aega on meil kõigil ühepalju ja vahe ongi selles, kuidas me seda aega kasutame. Ilmselgelt edukad inimesed kasutavad siis aega rohkem selliselt, mis toob neile tulemusi kaasa, mis aitab neid oma eesmärkidele lähemale, kuid keskpärased inimesed teevad oma töö ära niiviisi, nagu see oleks kohustuslik. Kui kell kukub, siis asjad kukuvad ja siis hakkab vaba aeg, millal püütakse nii-öelda lõõgastuda, sest vastikust tööst. Et see ongi suht vahe edukate ja mitte nii edukate inimeste vahel, et ajakasutus, kuidas sa aega kasutad. Ja Ardo Reinsalu raamat on väga hea kokkuvõte. Nii et seda on nagu väga raske on siit midagi rohkem välja tuua, sest tõesti on toodud nagu pikemad peatükid ja siis on sellised lühikeste punktidena veel kokkuvõtlikud soovitused. Siit raamatust tõesti leiab igaüks endale midagi. Nii et see ajajuhtimine argipäevaks, nagu pealkirigi ütleb, siis argipäev, see tõesti hõlmab kõiki eluvaldkondi või kõiki aegu nii-öelda päevas. Nii et seda raamatut ma tõesti soovitan lugeda. Ajajuhtimist ma olen märganud, et isegi kui ma käin lugejatega kohtumas, siis ma jõuan lõpuks ajajuhtimise teema juurde, sest olles ise 5 lapse ema, töötades kodus ja töötades sellisel nii-öelda ebastabiilsel töökohal, mida siis kirjutamine ja kirjastamine on, ehk et ma pean väga palju igapäevaselt oma aega ise juhtima, kontrollima, siis minu ametis ja minu elustiili puhul on ajajuhtimine hästi oluline. Ja ajajuhtimise kohta olen ma ise õppinud umbes 15. eluaastast alates, nii et kui ma ütlen, et see Ardo Reinsalu raamat on hea, siis see ei ole tühja koha pealt, sest tõesti ma olen lugenud erinevaid ajajuhtimise raamatuid, käinud koolitustel, praktiseerinud seda aastakümneid siis tegelikult praeguseks, nii et ajajuhtimisest ma üht-teist ikka tean. Nii et ajajuhtimine argipäevaks on hea raamat, edukas elus on ajajuhtimine oluline ja edukate ning keskpäraste inimeste vahe ongi selles, mida sa oma ajaga teed. See oli siis minu järjekordne raamatututvustus. Kui sa soovid edaspidigi teada, milliseid raamatuid ma olen lugenud teel rikkuse poole, siis telli minu kanal. Selleks pead siis vajutama nuppu siin video all. Ja video all on ka rohkem infot selle kohta, kust selle raamatu leiad ja ka info, kus ma sellest raamatust pikemalt oma blogis kirjutan. Nii et järgmisel nädalal uus raamat ja lugege vahepeal häid raamatuid.